Põrgu vallandub, kui Zelenski ründab otse Venemaal ja see öö jättis Moskva paanikasse. Aamen. Ukraina viis sõja Peterburi, tabas naftainfrastruktuuri sadamas ja sihtis ka Kroonlinna, tundliku sõjalist punkti Läänemeres. Sõnum ei olnud varjatud. Tehnilises märkuses nimetas Zelenski operatsiooni Ukraina kaugtoimivateks sanktsioonideks. Samal ajal üritas Putin jätta muljet, et tal on olukord kontrolli all. Suits tõusis Venemaa ühe tähtsaima linna lähedal, just nimelt Venemaa presidendi sünnilinnas. Ukraina ei piirdunud ainult enda territooriumil kaitsmisega, vaid läks otsima vaenlase majandusnärvi otse Venemaal. Samal ajal ilmusid teated elektrikatkestustest Belgorodis. Hoiatus võimaliku Vene provokatsiooni kohta Poola vastu ja Putiniga seotud jaht viiakse mereväe saatel ümber. Ja Trump rääkis samal päeval nii Putiniga kui ka Zelenskiga, mida Zelenski tegelikult tabas. Miks tundub, et Putin on Venemaal järjest suurema surve all? Kuidas Trump selles olukorras rolli mängib, kui kõikjal käib vastasseis? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Ukraina väed ründasid 4. juuli 2026 varahommikul, sihtides Peterburi piirkonda ja kohti Läänemere lähedal. Peamine sihtmärk oli sadama naftainfrastruktuur, mida Kiiev käsitleb kui osa mehhanismist, mis rahastab Vene sõda. Samuti toimus rünnak Kroonlinna vastu, mida Zelenski kirjeldas kui olulist sõjalist sihtmärki. Kaugus avaldab muljet, sest rünnak erines tavapärasest surve avaldamisest ainult piiril. Ja see näitas, et Ukraina jätkab oma ulatuse laiendamist Venemaa aladele, mis varem tundusid paremini kaitstud. Peterburi terminalil on strateegiline tähtsus, sest see toimib suure naftasaaduste ladustamis, ümberlaadimis ja ekspordikeskusena. See on tenendatud suure Peterburi sadamaga Soome lahes ja Ukraina väljaanded mainivad seda kui olulist rajatist. Aastase võimsusega umbes 12,5 miljonit tonni püüdsid Vene võimud kahjuulatus kontrolli all hoida. Kubehne Aleksandr Beglov teatas, Ikirovski rajoon sai tabamuse ning Vene õhukaitse tulistas alla 72 drooni Peterburi ja selle ümbruses. Ukraina droonid jõudsid ühe Venemaa kõige paremini kaitstud linna lähedale ning Suits sadamas muutus selliseks stseeniks, mida Kreml ei suuda seletada. Ilma haavatavust tunnistamata võttis Zelenski rünnaku poliitilise joone üle, öeldes kaalukletud lause kaugele ulatuvate sanktsioonide kohta. Ta viis arutelu ainult sõjaliselt tasandilt majanduslikule tasandile. Kui Venemaa kasutab naftat sõja rahastamiseks, siis Ukraina siib struktuuri, mis aitab sellel rahal ringelda. See haakub ka Zelenski pöördumisega rahvusvaheliste liidrite poole, et nad hoiaksid survet Venemaa naftasektorile. Ja Envari laevastiku kohta, mida kasutatakse piirangute vältimiseks ja ekspordi jätkamiseks. Rünnak Kronstadtis suurendas operatsiooni kaalu. Saaral asub Venemaa Balti kaitsega seotud sõjaline rajatis ning sellel on Moskva jaoks sümboolne väärtus. Belgorod jõudis samuti survet puudutavatesse uudistesse. Kohalikud teated ja Ukraina väljaanded teatasid plahvatustest, tulekahjust energiarajatises ja elektrikatkestustest. See teave levis kui veel üks märk sellest, et sõda on naasnud Venemaa sisemusse, tundlikesse punktidesse, eriti energia, side ja varustuse valdkondadesse. Moskva on alati püüdnud panna Vene kodaniku uskuma, et sõda on midagi kauget. Need rünnakud lõhuvad selle mulli. Vähehaaval järgnes Vene reaktsioon tuttavale stsenaariumile. Putin vähendas energiataristu vastu suunatud rünnakute strateegilist tähtsust ja püüdis jätkata juttu edusammudest lahinguväljal. Aga probleem Kremlile ei ole ainult füüsiline kahju, vaid selle kuhjumine.
Naftatöötlemistehased, terminalid, elektrijaamad, sadamad ja sõjaväebaasid on hakanud üha sagedamini ilmuma sihtmärkide nimekirja. Iga rünnak tekitab kulusid, hirmu, viivitusi ja kahtlusi masinas, mis sõltub psühholoogilisest kontrollist sama palju kui laskemoonast. Putiniga seotud jahijuhtum tugevdas seda survetunnet veelgi. Telegraafile tuginevad väljaanded teatasid, et superjaht Graceful, mida tuntakse ka nime all Kossatka, lahkus Euroopa vetest ja suundus Murmanski poole, olles Vene laevade saatel. Umbes 82 meetri pikkune ja hinnanguliselt 100 miljoni naela väärtuses alus viidi väidetavalt ära Ukraina rünnakute kartuses. Samal ajal, kui Venemaa püüab jõudu näidata, kaitstakse ja eemaldatakse võimueliidiga seotud varasid riskitsoonist. Kui varem tundus Kreml end Läänemeres mugavalt tundvat, siis nüüd vajavad kõrge väärtusega rajatised ja alused saatmist, jälgimist ja kaitset droonide eest. See ei kukuta Putinit iseenesest, kuid kahjustab tema aastate jooksul müüdud haavamatu kuvandit ning kurnamissõjas on ka kuvand kütuseks. Poola sattus tähelepanu keskpunkti veel ühel põhjusel. Telegraafile ja Ondile omistatud teated väitsid, et Ameerika Ühendriikide luure hoiatas Varssavit võimaliku Vene provokatsiooni eest Poola territooriumil. Stsenaariumid hõlmavad hübriidrünnakuid, droone, kriitilist taristut või liikumist Valgevene ja Kaliningradi piiril. Selle võimaliku plaani poliitiline eesmärk oleks testida NATO reageerimist, tekitada lõhesid liitlaste vahel ja survestada läänt läbirääkimistele. Venemaa teab, et provokatsioon Poola territooriumil avaldaks kohest mõju, sest Poola on NATO liige ja üks peamisi Ukraina toetamise koridore. Kui Moskva suudaks tekitada segadust ilma, et ta selgelt vastutust võtaks, püüaks ta muuta hirmu diplomaatiliseks eeliseks. Samas, kui kõik see toimus, helistas Putin Donald Trumpile Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeval. Vestlus toimus 4. juulil 2026, kestis umbes 85 minutit, nagu teatas Poder 360 ja algas õnnitlustega Ameerika iseseisvuse 250. aastapäeva puhul. Kreml teatas, et kõne oli asjalik ja konstruktiivne. Arutati Ukraina, Iraani, kahepoolsete suhete ning valitsuste vaheliste kontaktide laiendamise võimalusi. Juri Ušakov, Putini nõunik, ütles, et Trump kinnitas taas oma valmisolekut aidata sõjalahenduse leidmisel, võimalusega uuesti Moskvasse minna. Zelenski rääkis samuti Trumpiga samal päeval. Ukraina president õnnitles ameeriklasi 4. juuli puhul. Ta tänas Ameerika Ühendriike saadud toetuse eest ning ütles, et nad rääkisid rindeliinist ja diplomaatilistest pingutustest. Mõlemad nõustusid vestlust jätkama NATO tippkohtumisel Ankaras. Ukraina tahab rahu, kuid ei soovi rahu, mille Putin peale surub kui auhinda sissetungi eest. Sõda on nüüd jõudnud faasi, kus Vene territoorium ei ole enam lihtsalt mugav tagala. Peterburi, Kronstadt, Belgorod ja isegi Läänemeri ise on muutunud survepunktideks. Ilma energiasektori rahata kaotab Venemaa jõudu, et rahastada vägesid, logistikat, varustust ja propagandat. Seetõttu nõuab Kiiev, et sihitaks kütusega seotud rajatisi ja palub liitlastel sanktsioone jätkata. Järgmine tähelepanu keskpunkt on NATO tippkohtumine Ankaras, kus Trump ja Zelenski peaksid jätkama vestlust rindel toimuvast, õhutõrjest, sanktsioonidest ja läbirääkimistest. Putin jõuab sellesse hetke, püüdes näita dialoogile avatud, kuid on järjest sügavamates piirkondades toimuvate rünnakute tõttu surve all. Zelenski näitab, et Ukraina ei peaks ootama, kuni Venemaa otsustab, millal rahu tuleb. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pixi-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.